Indrek Õer, ma pean tõesti siiralt tunnistama, et ma ei ole seda geniaalset seriaali näinud, sest see ei ole nii-öelda vabalevis, eks ju. See on täna meeletult võitnud auhindu. Kui teie peaksite nüüd seda promoma ise, miks seda peaks võib-olla iga eestlane vaatama? Hea lugu tihti ei olegi niivõrd kinni selles temaatikas ainult, vaid ikkagi mingisuguses eelkõige oskuses seda kokku panna autoril ja seal see kuskil see võti peitub, aga see koosneb mingitest veel huvitavatest asjadest. Ja seal on midagi natuke nagu maagilist ka, sest et ausalt öeldes neid komponente, mis selle heaks tegi, ma tajusin kohe alguses. Lugedes teksti, kohtudes režissööriga, kohtudes oma partneritega, ma sain aru, et siin tuleb kuidagi liikuda tõstetult ja rohkem panustada. Ja ma ei tea ausalt öeldes, mis selle tingis, aga see kuidagi, mingi õhkpadi tekkis tal alla ja ta sai tõesti ägedat tiivat see lugu, et see liikus kuidagi erilises tempos. Ja. See räägib peresuhetest erinevatel tasanditel. Kui palju see teie enda peresuhetele pani mõtlema või vaatlema? No eks ikka iga kogemus elus avardab natuke ka enda mingisugust vaatenurka suhetele, elule, iseendale, oma tegemistele. Loomulikult, et selleks see kogu see nii-öelda tele ja filmi ja teatritöö ja lõpuks kogu kunstivaldkond võikski tegeleda, et rohkem enda kohta teada saada, olla paremad inimesed homme, kui olime täna. Kumb teile rohkem meeldib, kas olla teatrilaval või tõesti siis ka seriaalides mängida, et millist pinget see seriaal pakub? Ma tunnen ennast kodusemalt teatris, sest et aga erinevatel põhjustel ja ma ei oska lõpuni öelda, miks, et teles ma lähen rohkem närvi ausalt öeldes. Võib-olla ka Eestis ma ei ole ju tegelikult ei filmi ega telenäitleja, ma ikkagi rohkem astun teatris üles ja tunnen võib-olla sellepärast turvalisemalt ennast. Filmis ikka tuleb harjuda ja õppida natukene seda 4. seina, mis teatris on loomulikum nagu seal endale ette ehitama aga vahelduse mõttes kindlasti alati naudin telefilmitööd ka. Ja sellest tuli nüüd EFTA, et päris uhke. Väga uhke, olen väga rõõmus. Ja.